Uudishimulikult tervisest. Me elame maailmas, kus terviseinfot on rohkem kui kunagi varem. Me teame, et peaksime rohkem liikuma, paremini magama, tasakaalustatumalt sööma, vähem stressama ja käima õigel ajal tervisekontrollis. Aga teadmine ei tähenda alati tegutsemist. Miks on nii, et inimene võib väga hästi teada, mis talle kasulik on, aga ikka valida teisiti? Kuidas sünnivad meie tervise otsused päriselus? Kiire tööpäeva, pereelu, väsimuse, harjumuste, hirmude ja infomüra keskel. Kuidas saab arst olla inimese kõrval mitte ainult siis, kui ta on haige, vaid ka siis, kui ta tahab oma tervist paremini juhtida? Külalised on rahvaterviseekspert Riina Raudne ja perearst Kristel Ammjärv. Tere, minu nimi on Riina Raudne. Ma olen rahvatervise ekspert, mul on tugev taust sotsiaalteadustes ja käitumisteadustes ja tervisekommunikatsioonis. Ja hetkel ma töötan Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Ülikooli poolt loodud personaalmeditsiini keskuses, mille nimi on Team PerMed ja tegemist on ühe suure Euroopa Komisjoni poolt rahastatud teaduskonsortsiumiga ja me üritame siis personaalmeditsiini rakendusi liigutada kliinilise praktika poole. Tere päevast, mina olen Kristel Ammjärv ja olen hetkel töötamas Ülemiste linnakus, arendan Ülemistel tervisemaju, tervisekeskkonda. Mina olen lõpetanud 90ndate alguses Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Tegelikult olen lõpetanud pediaatria osakonna, olen olnud lastearsti kutsega ja tänaseks töötan ka oma perearstikeskuses, võtan vastu patsiente, olen üldarsti ametis. Ja ma kõigepealt tahakski küsida, Riina, mis on see üks asi, mida sa tead, et sa peaksid oma tervise jaoks tegema? Aga see asi ikkagi jääb regulaarselt tegemata. Oi, neid asju on palju, aga kui ma peaks praegu kohe valima ühe, siis oleks ilmselt õhtune scrollimise vähendamine. Ja sa tead, et sa peaks tegema seda, aga sa ikkagi scrollid nii et vähe jälle. Jah, ma olen sõltuvuses. Ja Kristel, sina oled perearst. Aga kas sul on endal ka mõni selline tervisega seotud asi, kus sa tead täpselt, mis oleks õige, aga päris elus see ei tule lihtsalt välja? Noh, ei lähe nii, sest elu on elu, tahab elamist. Nii nagu ka Riina ütles, et me oleme lihtsad inimesed. See, mis me hommikust õhtuni inimestega räägin, nõustan ja ole hea inimene ja hakka liikuma. Tule korraks sealt aktuaalse kaamera tagant püsti ja tee see õhtune jalutuskäik. Et seda ma pean tegema. Ehk sul endal jääb liikumisega asi ikkagi kitsaks kätte? Kindlasti jääb kitsaks kätte. Jõusaal? Jõusaal ei ole minu teema, pilates on minu teema, oma aed on minu teema ja oma maakodu on minu teema, aga siiski neid samme jääb nädala sees väheks. Aga vaatad ka kella pealt, et paganataks sellel nädalal ei tulnud üldse kokku, et on mingid sellised hetked ka? Kahjuks küll, jah. Ai, aga millest see siis tuleb? Meil on nagu nii palju neid põhitõdesid, liigu rohkem, maga paremini, ära scrolli, söö mõistlikult ja et kõik see on meile kasuks. Riina, miks nendest teadmistest ei piisa, et inimene oma käitumist muudaks? Ma arvan, et me oleme ehitanud ja lasknud ehitada enda ümber sellise keskkonna, mis kõikidele nendele asjadele aktiivselt vastu töötab. Paneb meid väga mugavatesse olukordadesse ja mitte tingimata ainult mugavatesse, vahest ka ebamugavatesse, aga et töö on nüüd istuv ja linn ei ole tingimata jalakäija või jalgratta sõbralik ja ongi, kuna väga palju on teha, lapsed vaja õigel ajal kooli saada ära hommikul veel need kirjad, mis peavad välja minema, eks, et siis sa validki neid asju, mis on võimalikud, käe ulatuses võimalikud, teiste poolt ka tehtavad. Ja
ja mulle tundubki, et tegelikult kõikide nende heade soovituste järgimine praeguses keskkonnas on selline, et sa pead väga aktiivselt looma endale justkui mulli, milles sa saaksid rakendada neid häid. Peaks töölt ära tulema, kui tahta kuut põhilist elustiili vitamiini rakendada kogu aeg, eks, et hoolitsed oma unehügieeni eest ja siis loed ilukirjandust ja mediteerid ja kasvatad iseendale biodünaamilist ökoloogilist toitu, et siis läheks ilmselt paremini. Aga kui päris elu on ka vaja elada ja see päris elu on nendes keskkondades, mida ma just mainisin, et siis sageli sa lähed nende, ma ei taha isegi öelda lihtsama vastupanu teed, sa lähed mööda neid radasid, mis meil praegu on. Aga sa ütled siis sellega muuhulgas seda, et meie tervis lõppude lõpuks on kogu aeg mingi kompromiss selle vastu, mida elu päriselt võimaldab, et me peame kogu aeg iseenesest väga teadlikult seda kompromissi tegema, kogu aeg andma mingid asjad ära selle jaoks, et endal oleks võimalik see parim tee. Ma arvan, et see, kuivõrd palju ta on kompromiss, sõltub ikkagi sellest, millises keskkonnas me elame ja kuidas see keskkond on kujundatud nagu meie tervist toetama. Ma arvan, et on olnud nagu aegu ja olukordi, minust võid ette kujutada kas või, ütleme ka Põhjamaades on need nii-öelda heaoluriigid hetkel veidi nagu lagunemas, aga et kui sa lähed kooli ja seal on tervislik toit, sul on seal herned ja kaalikad, on ju, autod tuleb iga päev ja koolivaheaeg on 45 minutit, et sa seal õues oleks ja kõik liiguvad sinna rattaga, et need asjad või et laupäeval ja pühapäeval on poed kinni, nagu äritegevused ei toimu, et alkoholi ei müüda teatud toidupootides üldseks, et see on, kõik need väiksed asjad seal keskkonna sees nagu toetavad sellist tüüpi elamist ja siis on mingid teised eluvormid ja teised keskkonnad ja teised situatsioonid ja tööd. Näiteks kui sul on selline töö, mis eeldab, et sa teed öiseid vahetusi, et ükskõik kui palju sa tead, meil on väga palju arste Eestis, näiteks, kes on üliteadlikud, aga nad peavad ka EMO-s tööl olema öösel ja see ei ole... Tuletärjujad, mingid turvamehed, mingid dispetšerid, kes öösiti teevad neid vahetusi ja nii edasi, ja nii edasi. Et nagu, ma arvan, et me elame keskkonnas, mis kõige rohkem väärtustab kasumi teenimist igasugustes väikestes asjades ja efektiivsust ja seda efektiivsust ja kasumi teenimist üldiselt nagu inimeste heaolu arvelt ja kui sa neid pisikesi printsiipe laiendad igasse eluvaldkonda, siis juhtub nii, ja siis juhtub see, mis meil praegu on juhtunud, et me justkui need tagajärjed, mis sellest tulevad inimeste tervisele, me kuidagi peegeldame tagasi inimese enda vastutuseks, ütleme, et jah, Aga miks sa oled selline? Miks sa ei tead ju küll, on ju? Kristel, kui perearstina, kui sageli näeb, et inimene tegelikult teab, mis ta tervisele oleks hea, aga ta ei suuda seda oma igapäeva ellu panna, kas või nendel samadel põhjustel, mida Riina just loetles, ja kas see on pigem siis reegel, et ta teab, aga ei pane, või on see erand? Ma siiski arvan, et see on suhteliselt reegel, sest see infoväli on ikkagi väga lai tänapäeval. Me ju räägime sellest 6 põhitõest, nagu ka Riina ütles, hommikust õhtuni. See keskkonna loomine, no ma toon näiteks Ülemiste näite. Me oleme teinud Tartu Ülikooli teadlaste baasil meie kogukonna tervisekäitumise uuringu ja meil on loodud Tartu Ülikooli teadlaste poolt lausa tervisekäitumise mudel meie kogukonnale, kus räägitakse talendi käitumisest, kus räägitakse ettevõtte käitumisest ja ka arendaja käitumisest. Me oleme loonud näiteks kõnnikoosoleku raja inimestele, et tulla korraks selle koosolekuks ja on võimalik kõrvaklappidega viia läbi koosolek ka 30 inimesele, et kus me saame interaktiivselt üksteisega vestelda. Meil on vaikuseruumid, meil on väliterrassid, kus on tore käia koos sotsiaalses keskkonnas ka väikest lõunapala söömas. Loomulikult inimesed kasutavad seda, aga seda kõike võiks kasutada ainult rohkem, sest
vastus on see, mul lihtsalt ei ole aega, sest kui me vaatame kalendreid koosoleku järgi, et tohutu kiirusega peale koosolekut õhtuti vastatakse e-mailid ja nii. Et sellepärast on, et ka arendajad püüavad mõelda sellele, et kuidas me siis käiksime ja liiguksime rohkem. Me ehitame tänapäeval kõigepealt välisukse juurde trepi, liftid on peidus trepi taga. Me püüame teha ka ülemistel selliseid võistlusi, rattaga tööle, korruste sammud, võistu jooksmine, treppidel, ülemiste keskuse ööjooksud sammudega korruste vahel jooksu, ühesõnaga püüame inimesi tuua oma keskkonnast välja. Suvel ja talvel, aga nii ongi, et need osavõtud ei ole väga aktiivsed ja oma igapäevases praktikas samamoodi, eks see vaimne tervis meil lõpuks kahjuks kannatab. Ja neid vaimse tervise probleeme me ju 2/3 oma tööpäevast igapäevaselt iga arst lahendab. Et see sotsiaalne, vaimne ja füüsilise tervise see ühtsus, see on see, mis on oluline. Ma kohe vastaksin sellele, et täpselt nagu Kristel üles luges, et ma tunnen, et minu tööandja, või kohe nagu näitlikustan enda näitega, eks, et mul on hetkel selline suhteliselt vastutusrikas töö, mis on hästi palju komplekssust ja et ma pean nagu mitme erineva osapoolega liikuma selliste konsensuslike otsuste poole, mis mõnikord võivad olla üsna poliitilised või sellised nagu pikaaegse mõjuga ja isegi kui mu töökeskkond võib mulle kõiki neid asju pakkuda, mul on ikkagi pidevalt selline tunne, et töö ei ole veel tehtud, ei ole valmis, praegu on mingi asi hästi oluline välja saada, sest et mingid järgmised asjad võivad kannatada ja selline nagu pidev koordineerimine, et ei ole üldse lihtne, ma olen töötanud noorena lihtsamates ametites, selles mõttes, et ma olen olnud ettekandja, igatsen nende päevade järele, aga et kui see vahetus lõpeb, sa lähed koju ära ja sa ei seda tööd ei ole väga võimalik nagu kaasa võtta, eks, aga näiteks hetkel see töö, mis mul on selline tunne, et kui tööpäev lõpeb, siis saab see mõttetegevus alata ja päeval on nagu koordineerimine, ehk siis, et kõik need toredad asjad, mida minu tööandja ka pakub, väga sageli ma tegelikult lihtsalt on selline tunne, ma väga hindan neid, aga just täna ei ole aega ja homme ka ei ole, sellel nädalal ei ole aega. Või kuule, kui meil tulevad nagu selle ettevõtte seal juht, selle organisatsiooni vastutav tüüp ja siis selle organisatsiooni käilakuju ja ma ütlen neile, et kuulge, võtke siin nüüd need klapid ja läheme teeme nagu mingi kõnnikoosoleku. Ma arvan, et sa ei tee seda. Sulle lihtsalt tundub, et see kõige ilusam kabinet, ma lasen siia kõige ilusama selle karafini tuua, sest et meil on vaja seda eesmärki saavutada, ma pean neid veenma, ma pean nad kuidagi ära tooma. Mitte üldse, et vähem väärtustades seda kõnnikoosolekut, eks ju, aga nagu see fookus on ju teises kohas, see ei ole kuidagi, ei jookse läbi enda heaolu, vaid teisel kombel mingi tulemuse saavutamise tõenäoliselt. Ma arvan küll, et tegelikult on mingite koosolekute puhul võimalik neid kokkuleppeid teha, et nagu võtamegi kõik ja lähme kõnnime, aga nagu mul ei ole mul on ka väga palju selliseid koosolekuid, kus näiteks nende erinevate osapoolte vahel töökultuur on väga erinev. Et kui ma võib-olla oma tiimiga saan sellise korra nädalas sellise kokkuleppe teha, aga siis oleks ka tegelikult hea, kui keegi üles kirjutaks, mida me teeme, eks. Et see on üks alternatiiv ja ma toon lihtsalt näite, et ülemistel me korraldame oma talentidele juba sellel aastal 3. tervisekonverentsi, kus me püüame inimeste teadlikkust tõsta tervisekäitumiste osas väga kõrge tasemel lektoritega. Ja meil on ka selline üks seminari hetk, kus me läheme õue kõnniseminarile, just sellele samale kõnnikoosoleku rajale. See tundus hullumeelne mõte, et kuidas me saame inimesed, kui meil on 200 inimest koos, et kuidas me saame need inimesed nüüd õue. Me ei tea, mis ilm on, me hakkame konverentsi korraldama aasta varem. Ja tagasisidena, me oleme nüüd 2 konverentsi korraldanud, tagasisidena oleme saanud lõppkokkuvõttes selle, et
inimesed vaatamata ilmale, vihmavarjudega olid kohal ja tagasisidena saime sellele konverentsipaneelile kõrgemad punktid ja esimese koha, et teda nagu ikkagi nagu kastist välja mõtlemine ja ära proovimine ja päris tegemine. Aga noh, loomulikult päris elu, et kui on koosolekud ja igapäevane elu, et ma olen lihtsalt oma perearstikeskuse praktikas teinud täpselt niimoodi, et noh, näiteks meil on vastlapäev Ülemistel, meil on lõkked, meil on kelgusõidud, meil on lõbus, meil on vastavad toidud ja kõik nii edasi. Kuu aega enne me teame, et see sündmus toimub, kuu aega enne ma panen lihtsalt inimestele programmi, et nüüd on pool tundi see, et jõuga. me lähme lihtsalt jõuga õue. Nüüd kelgutama. Ja, et nüüd kelgutama, et noh, jällega me ei saa ju kõik 100% minna, see on selge. Aga noh, see töötas ja noh, sellel hetkel, see on jälle selline sotsiaalne päev, et seda meenutatakse mitu päeva hiljem. Jälle tahan siin kohe vastata, et ma võisin ise ka kõlada väga pessimistlikult hetkel, aga see oli rohkem selleks, et illustreerida, et millised erinevatel inimestel need siuksed barjäärid võivad olla, aga ma arvan, et see muutus absoluutselt ongi täpselt selline, mida Kristel kirjeldab, et noh, tulebki neid asju teha, et kõigepealt nagu, noh, et sest see, mida sa kirjeldad, et sa lood nii füüsilist ruumi kui ka tegelikult nagu nii-öelda sotsiaalseid rituaale, et kus grupp tervikuna võtab nagu osa ja kõik on teadlikud ja see annab sellise nii-öelda loa inimestel proovida midagi uut. Aga veel paneme siin tähele, et see võtab investeeringut, aja investeeringut, mõtestatuse investeeringut, et keegi peab aktiivselt sellega tegelema ja ma arvan, et just olema selleks valmis looma seda ruumi, eks aega. Ja ka ühiskondlikul tasandil, et kui me räägime ennetusest, et siis sageli see tundub selline jällegi midagi, mille justkui võiks nagu selle inimeste enda vastutuse kaela veeretada, et noh, teil on ju info edastatud, tehke, aga reaalselt, kui neid rituaale keegi nagu ei aita luua, kui seda see teave ei jõua inimesteni nagu gruppidena või noh, näiteks töökohtadena, organisatsioonidena, koolidena, eks. Ja kui neid võib-olla seda füüsilist keskkonda tingimata ei ole, et siis jällegi üksikult on väga raske neid asju inimesel teha. Meie keskkonnatöös meil on ju hästi oluline ennetus, eks, et me jälgime imikuid, me jälgime inimeste tervist ja see, et kuidas me viime inimesteni teadlikkuse, et need sõeluuringud, screeningud, mis on meie enda tervise suureks huviks, et kuidas me selle ikkagi inimesteni viime, et see on meie igapäevane töö, meie pereõdede igapäevane töö, Tervisekassa püüab teha kampaaniaid, ka see on oluline, sest noh, näiteks Jämmesoole vähisõeluuring, mis ei ole väga mugav uuring, inimene peab tulema perearstikeskusesse, ta saab selle ümbriku proovimaterjaliks, ta peab selle natuke ebamugava analüüsi kodus tegema, selle postitama, nii edasi. See kõik on ilusti arenenud, inimesed lausa ise ikkagi helistavad ja küsivad, et ma tahan seda teha. Ja tulemus on ikkagi see, et pealinna perearstide patsientuur on suur, meil on praktiliselt 40 000 patsienti nimistutes ja igapäevaselt ma näen, et ikkagi 1-2 positiivset peitevere vastust tuleb. Nii et me ennetame väga raske haiguse, eks. Ennetus ja tervisekäitumise teemad, need arenevad ja noh, näiteks ka näiteks igasügisene gripivaktsiin. Põhjamaade inimestel see on nagu suur normaalsus, et kui gripiperiood tuleb, siis me vaktsineerima läheme. Nagu meil puugivaktsiin? Jah, no eks see Põhjamaades ka sama teemad, et aga just, aga iga aasta läheb ka gripivaktsineerimine ainult paremaks, et protsendid tõusevad, et noh, need teadlikkuse asjad arenevad koos meiega. Kristel, kui inimene
kabinetis, olles ja hiljem ei tee tervislikku valikut, siis kui palju see on nagu inimeste enda otsus? Kui palju mõjutavad seda keskkond, töötempo, pereraha? Kui palju tuuakse seda välja, et ma ei saa seda teha sellepärast, et? Ikka tuuakse, meie töö on motiveerida, osata seda motivatsiooni leida, et me koos patsiendiga, kliendiga, me koos leiame selle tee, et mis võiks olla see, mida me saame muuta elus, mida me saame teha väikse sammu teisiti, et leida oma toitumises mingi muutus, leida liikumises mingi muutus, leida unerežiimis ma ei kujuta ette, ma saan aru sellest, ma saan Kristel aru, et see kõik on õige, aga ma ei kujuta ette, milline see patsiendi, juba kellel on täiesti välja kujunenud probleemid, kui milline see kokkuvõtte välja näeb, kas tõesti reaalselt toitumine, uni, liikumine, et kuskil on mingi paber, mis talle siis jõuab. Ma arvan, et enamasti ei jõua. Võib-olla me kabinetis siin vestleme natukene, et oi, seda vähem sul kehakaalu oleks surmas vaja natukene vähendada, võib-olla liikumist, vaata, mis sa sööd. Finito. See jääb sinna enamasti. Ei ta vast, sõltub nüüd motivatsioonist ja mõttest, kui me koos ikkagi Urmase ikkagi istume ja mõtleme, et mis me selle sammu saaksime teha, et pikk see vastuvõtu aeg, meil on 20 minutit. Meil on 20 minutit. Järgmine juba istub ukse taga, ülejärgmine ka. Las ta istub, et üks väike samm võib muuta, et kui me leiame selle sammu, et tänapäeval me räägime kroonilistest haigustest, eks, et me räägime nendest igivanadest teemadest, ülekaalust, mis on kõigi krooniliste haiguste põhjus sageli, eks nii, et tänapäeval me räägime maailmas Karemeelo diagnoosist, mis tähendab eestikeelsesse tõlkesse südaneerud, maks, metaboolne haigus ja rasvumine. Et kuidas me ta kompleksselt seda haigust ennetame, kuidas me ravime. Meid on koolitatud nii, et üks väike samm korraga. Jaa, väike sammult. Riina, ma korra küsin ka, panen küsimuse juurde sul, ma näen, saad juba seda reageerida. Vasta. Võib-olla ma ignoreerin su küsimuse. Võib-olla, aga vaatame seda. Ja see, mida ju Kristel ütlebki, et meil on igivanad teadmised, sellega tegelikult viitab ta ju sellele, et me oleme sellest kõigest rääkinud. Ja oleme ausad, nii palju terviseinfot, kui täna ei ole olnud mitte kunagi inimest ümbritsemas, uudised, sotsiaalmeedia, seesama, mida me siin teeme, taskuhäälingud, nutiseadmed, ma ei tea, kella pealt tulevad bitid-baidid. Kas see infoküllus lõpuks soodustab või nii-öelda toetab meie tervisekäitumises päriselt seda muutust või siis on see muutunud juba nagu taustaks, müraks, mingiks selliseks meelelahutuslikuks tükiks ja uskuda, et sellest tõuseb mingi hea, ei ole tegelikult põhjust. Ma jõuan su küsimuseni tagasi, aga ma kõigepealt siin võtan sellest kinni, mida Kristel ütles ja panen endale pähe selle rahvatervise mütsi ja natukene nagu positiivselt vastandan seda meditsiinimütsiga, et rahvatervises me vaatame ennetust 3 tasandil, et meil on kõige alumine on selline universaalne tasand, mis puudutab kõiki elanikke, neid, kes ei ole veel haigeks jäänud ja ennetuse point, ennetuse põhiline mõte ja sisu on, et need on asjad, mis peavad juhtuma enne, siis see keskmine tasand on nii-öelda indikeeritud või suunatud ehk nii-öelda teisene ennetus, et inimesed, kes on juba mingis riskis, me aktiivselt peame vähendama nende riske kuidagi. Ja 3 on siis nii-öelda see selline näidustatud, et inimene vajab aktiivset sekkumist ja kõige odavam on see esimene tasand, keskmine on ja nüüd minu meelest ja kõige kallim on siis, et kui me peame inimesel tegema mingi operatsiooni, eks, või tal on jalaluu juba murtud, me peame mingi tiimi peale panema. Kõige odavam on esimene tasand, et nüüd kui ma kuulen Kristelit, siis ma kuulen tegelikult seda, et ta räägib sellest teisest tasandist, et inimene jõuab arsti juurde, arst võtab üks-ühele inimese ette, ütleb nii, sinu komplekssed riskid on need, arutame neid, eks. Ja sa oled siin nüüd krooniliste haiguste teekonnal järgmised 30 aastat ja ma tuletan sulle neid asju meelde. See, kus meil on minu meelest radikaalselt nagu ala investeeritud ja kus praegune ühiskond
ühiskonna niisugune korraldus ja keskkond ei aita meid väga, on see universaalne tasand, kus tegelikult peaks see ennetus kõige rohkem juhtuma ja see on see, et nagu sellised jagatud teadmised ja normid, milleks ei ole vaja arsti, vaid et see on lihtsalt see, et me nagu teame, mis on tervislik toit ja me seda kodudes ka teeme. Ja nüüd ma arvan, et see ongi selle käesoleva toidukeskkonnaga näiteks muutunud. Ma nimetan veel nagu universaalset ennetust, on ju 10 käsku, väga hea universaalne ennetus. Kui see läbi kukub, siis, ja kui me ütleme, et nagu selle 10 käsu, näiteks, et ära varasta, on ju, et iga kord, kui me vajame nagu sekkumist. Sa mõtledki täiesti piiblilised 10 käsku kristlikust no näiteks, eks, et mingi ära varasta, ära tapa, on ju, või samamoodi, et mingid või siis, et näiteks minu meelest esmane ennetus on see, et me teeme mingit sporti, mitte sellepärast, et arst meile seda ütles, vaid me lihtsalt käime rahvatantsus näiteks või me käime nagu jooksmas või me mängime sõpradega mingit palli. Ja need on nagu meditsiini sekkumistele eelnevad asjad, mis on lihtsalt toredad. Või see, et nagu lapsed jooksevad õues teiste lastega, eeldab seda, et teised lapsed on ka õues. Et kui teised lapsed on kõik trennides või oma scrollimistes, sa proovid oma lapse õue saata, aga teisi lapsi seal ei ole, eks, ja siis su laps on mingil hetkel ülekaaluline, sa pead arsti juurde minema, siis see tähendab juba, et esmane ennetus on läbi kukkunud, eks. Ja minu praegune hästi suur nagu mure on see, et me oleme totaalselt alainvesteerinud sellesse esmasesse ennetusse. Ma arvan, väga paljud arstid Eestis, neil tegelikult ei ole ütleme, meditsiiniharidus ongi juba selline individuaalse tasandi haiguste lahendamise haridus, ja see ei ole tingimata see, kuidas me sotsiaalseid norme kujundame, eks. Et arstid aeg-ajalt tulevad väga hästi taha sellistele esmase ennetuse algatustele, nagu näiteks on ju tubaka poliitika või alkoholipoliitika ennetust, aga öelda, et arst peaks tegelikult neid rahva tervise sekkumisi ise looma, et üldiselt nende mõtlemine ei ole nagu treenitud, see on spetsiifiline käitumisteaduslik ja sotsiaalteaduslikud asjad ja sageli väga poliitilised. Väga sageli, näiteks kogu see meie toidukeskkonna teemad praegu, et need ei ole kerged teemad lahendada, seal on nagu väga aktiivsed konfliktid. Too mingi hästi konkreetne näide, et mida üldiselt, kus arstid saaksid palju kõvema häälega rääkida, aga nad ei tee, sest et ei ole õpetatud seal kaasa lööma. Kindlasti üksikud on, sest inimesena tahaks selle eest võidelda, eks ju, aga kus nende üldine haridus seda ei toeta. Et oleks kuidagi selge, millest sa räägid. Näiteks sellist tüüpi, võtame ülekaalu küsimused näiteks, et ma seal tegin ka ise ühe uuringu, kus ma rääkisin paljude ülekaaluliste inimestega ja rääkisin ka arstidega. Ja see on lihtsalt selline kommunikatsiooni mismatch väga palju, et enamik ülekaalulisi inimesi, kellega me intervjuusid tegime, süvaintervjuud, et nad on elu jooksul ise õppinud, mis neile töötab, nad teavad, kuidas nagu kaalust alla võtta ja sageli puudu jääb lihtsalt, see ongi jälle, et aeg-ajalt neil on võimalik panna see triatloni vääriline pingutus nagu sisse ja võtta mingi kaalust alla natukene või mingid 10 kilod, aga aeg-ajalt neil jälle see tuleb tagasi, sest elu tuleb kuidagi peale, eks. Ja nüüd nagu see, mida arst saab neile anda, või et see arusaam, et on ju see kaalust alla võtmine ülekaalulise inimesel on mingi väga pikk ja raske teekond. Nüüd see on muutunud, on ju, meil on nüüd ravimid, aga et üldiselt, et kuidas arstid peaksid nagu toetama seda ühe inimese teekonda, on ju, et see ei ole siuke ühekordne, et arst ütleb sulle nagu visiidi lõpus, et kuule, võta kaalust alla ka ja sellest piisab. Et tavaliselt inimesel on tegelikult vaja nagu kogu oma toitumine läbi vaadata, oma liikumine läbi vaadata ja ta vajab seal mingit päris olulist tuge ja kui meil see tugi nagu puudub, et meil puudub kvaliteetne coaching näiteks või meil puuduvad üldse näiteks grupiteraapiad, on ju, et siis neid asju lihtsalt arst ei saa autoriseerida seda teekonda. Sa jõua täiesti nagu sellesse nagu nagu õigesse punkti ja kui sa vaatsid nagu selle aja siis Kristelit, siis ma ju tean, et sa muuhulgas võib-olla isegi ise teadlikult mitte, aga rääkisid minust ja lõppude lõpuks on ülilihtne
90% ajast olla väga teadlik selle osas, mis sa sööd või ei söö. Ja nagu kriitiline moment on see, kus sa ise ei märka, et sa oled nüüd selles 10%, kus tekib siis päriselt sinu kehakaalu jaoks nii-öelda see probleemne söömine. Ja ma tõesti, ma Kristel täiesti ausõna ja siiralt, ma ei kujuta ette, kuidas see tänane tervishoiu nagu korraldus suudaks mind selles aidata. Ses mõttes, et ma tean ju peaaegu kõiki neid asju. Seal neid otsuseid on peaaegu, kui keegi teeks mulle testi, ma saaks 5, diplomi ka kohe sinna otsa, et mis on õige, mis on vale. Aga selles ei ole küsimus. Mõtlemegi siis, et mis tegelikult võiks praegu aidata, ma tunnen, et võib-olla sellest on natuke puudu kuidagi, olles näiteks ise väikeste laste vanem, et see, mida lapsed söövad, on ülioluline sellel trajektooril ja see, kui palju nad trennis käivad, on ka ülioluline nende trajektooril. Ja ma arvan, et nagu lihtsalt väga-väga oluline oleks siis, kui me teame, et meil mingi esimesse klassi minevatest lastest mingi väga suur protsent juba, kas on ülekaalulised või sinna esimese teise klassi jooksul kohe satub, et mis on siis see nii-öelda pooleldi personaliseeritud või mingi persoonapõhine lähenemine, et ikkagi proovida neile kõigile leida mingisugune haaratus, näiteks neile sobiva, neile meeldiva füüsilise tegevusega, eks. Et me ühelt poolt ütleme, et meil on palju erinevaid nagu trenne, aga et need seal ongi ja siis vanemaid toetav haridus sinna juurde ja see ei ole midagi tingimata, mida mulle tundub, et seda on üsna raske lahendada nagu perearsti kabinetist ja et need struktuurid palju paremini sobivad kuhugi kohaliku omavalitsuse ennetuse, riiklike kampaaniate ja koolipõhiste selliste, et kas meie koolis on mingi kaart, kus on kõik need erinevad liikumised näiteks nagu ära kirjeldatud, on ju. Ma ei tea täpselt, kuidas see välja näeb, aga ma toon näitena, et see on superkompleksne ja ma nagu näitena ka tunnen, et et mulle endale, et seda kõike minu elus 2 lapsele korraldada praegu on nagu pigem mitte nii kerge. See meenutab mulle kohe ühe tuttava isa, kes ise kirgliku jalgpalli armastava inimesena ütles, et ei, ma teen poisile praegu trenni ise, sest see mitu teist eurot nädalas. Ja, käib lihtsalt pere eelarvele üle jõu. See on raha, logistika on ju, siis võib olla niimoodi. Ja perearst võib seal juures käia kõrvede peal ja sellest ei ole kasu, sest et küsimus on selles teises kohas. Plus ka et ütleme näiteks, et mu lapsed on nagu hetkel terved ja nad ei ole mingis riskigrupis, et mu perearst ei taha nagu neid ka kogu aeg näha sellel teema arutelus, et tal ei ole võimalik ravida nagu kõiki terveid inimesi on ju, ega anda neile sellist nagu elustiili nõu kõikides asjades. Tahad Kristel tulla siia vahele? Ma lihtsalt tahan väikse märkena teha, kui Riinal oli see super näide, kuidas noored pered peavad hakkama saama, eks. Ja treenerite poolt, treenerid toovad näite, et mul on väga tublid lapsed, nad teevad kõva trenni, nad on tublid, aga pooled on ülekaalulised. Nad tulevad koolist, nad viiakse autoga koju, söövad kõhu täis šokolaadi helbeid, tuuakse autoga trenni, teevad trenni tund aega, oodatakse autos, emad, isad, purksid on valmis, lähevad koju. Et see on jälle teadlikkuse kasvatamine, nii nagu Riina ütleb, et seda alusbaasi me peame lihtsalt rääkima, sest inimesed ei tulegi selle peale, sest su aeg on nagu nii limiteeritud. Ma käisin eelmisel nädalal reisil koos toreda seltskonnaga, kus oli palju toredaid noori inimesi, noorte perede emad. Me istusime lennukis, ma nägin, kuidas need noorte perede emad, kes on ülekoormatud töö ja pere ja kõigega, nad lihtsalt puhkasid ja magasid see 3-4 tundi. Mina lugesin raamatut ja kui nad ärkasid, nad küsisid, issand, sa loed raamatut. Ma ütlesin, mina olen jõudnud sellesse ikka, et mul on aega tegeleda ka ilukirjandusega. Et mul on see hetk, et mul lihtsalt ongi see hetk. Ja ma olen väga õnnelik selle hetke üle, aga ma mäletan väga hästi aega 20 ja 25 aastat tagasi, kui ma lihtsalt unistasin. Ma oli raamatukapp kogutud Somerset Momi raamatuid ja nüüd ma siis tegelen selle vanaaegse kirjandusega ja naudin. Et
lihtsalt see elu ja elustiilid ja see tohutu ajapiiratus, et noh, see kõik sellega on, aga kui me sellest räägime ja kui me täna ka sellele väikese sammu sellele teele teeme, et noh, nii see lihtsalt on, et ja ega me ei ole maailmas üksi, kogu maailma on selles samas teemas, sest me ei ela enam seda ütleme nii normaalset elu, et kevadel hakkasime külvama ja läksime õue ja suve tegime heinatööd ja sügisel korjasime kartulid ja nii edasi, et paljud natuke liiguvad sellele poole, aga noh, koosolekud ja hoosolek ja istumine järjest 6 tundi arvuti taga, noh, see on igapäev normaalsus. Ma tahan veel seda, ma võtan siit kinni, et me tegime, käisime, läksime, nii et oligi minu meelest, ma töötan personaalmeditsiinikeskuses ja ma ütlen seda sellise avastusena, mida ma iga päev nagu enda jaoks natuke uuesti avastan, aga minu meelest hästi suur osa ennetusest ikkagi ei ole hästi personaliseeritav. Et palju ennetusest on kollektiivne. Ja ma teen grupis teistega koos. Ma teen lihtsalt seda, mida teised teevad, eks, et kui ma nagu, noh, ma toongi jälle võime näiteid, mäletate, on ju, me oleme kõik siin nõukogude ajal sündinud, aga et näiteks mingi kartulisalat ja kook oli pigem selline nagu sünnipäevatoit, on ju, või et noh, näiteks, et palju sa lapsena, kui sage oli see, et iga päev söödi näiteks jäätist või et see oli võimalik üldseks. Aga et nüüd on niimoodi kuidagi, et igal perel on just kui oma normid ja see kõik on hästi tarbimisharjumused on personaliseeritud, unerütiin on personaliseeritud, eks, et kõik, ja see on tore ühelt poolt, eks, on ju, haridusteed on individualistlikud ja me räägime meditsiinis ka, et vaata, kui tore õigele inimesele õigel hetkel nagu õige interventsioon, aga meil on hästi, lõpuks me oleme siis ka ise kõikide asjadest vastutavad, eks, ja see on hästi fragmenteeritud tunne niimoodi käituda, et inimene ikkagi on väga suures osas karjaloom, et sul on kerge teha asju, mida teised ka teevad ja kui seda nagu noh, ühist jagatud asja on hästi vähe, siis, või see jagatud asi ei ole nagu nii-öelda tervislik, eks. Et siis me jätamegi inimesed, noh, Eesti rahva saadame Selverisse ise vaatama, mis nad siis sealt nagu leiavad ja siis leiavadki haritumad inimesed, leiavad sealt, on ju, väga tervislikke asju ja toovad koju toorainet ja investeerivad aega sellesse, et nad teevad tervislikku toitu, aga sa võid sealt leida ka nagu midagi muud. Kas sa ütled sellega seda ka, et kogu see informeeritus, mõõtmine, võimalus saada enda tervise kohta infot ja oskus siis navigeerida selles, tegelikult süvendab täna tervisekriisi mõnes mõttes. Et üks ots suudab ennast paremini majandada selles infokülluse valguses ja paratamatult, kui sa ei suuda mõtestada, siis lihtsalt järele aimates seda ühte gruppi võid sa teha tegelikult täiesti valesid valikuid. Kui mina vaatan, nagu veel, et oleks täiesti selge, et ma vaatan, et näiteks stiilis Ott Kiivikas sööb hommikuks nii palju mune, siis mul on väga lihtne mõelda, Ott on nii terve, järelikult ka mina pean kõik need munad hommikul ära sööma, järelikult ka mina pean kogu selle süsivesikute hulga võtma ja nii edasi. Mõistmata, mis on selle pildi teine pool, aru saamata sellest. Ja see on nagu mustvalge näide, mida ma toon, kus, ütleme niimoodi, ei ole vaja suurt mõttehiiglust, et jõuda nagu õigesse punkti selle otsusega, aga väga palju on ju selliseid kohti, kus järele aimates sa tegelikult teed endale kahju. Aga enne veel, kui ma lasen sul vastata, kuuleme korra, mida arvab terviseinfo ülekülluse ja erinevate tehnoloogiliste vidinate ajastul asjast tehnoloogiaajakirjanik Jakob Rosin. Ma arvan, meil kõigil on vist mõni tuttav või kolleeg, kes aeg-ajalt kaebleb, et mul on nii väsinud või mul on nii paha olla, sest et mu kell ütles, et ma magasin eile nii halvasti. Ehk inimene, kes sätib enda tundeid vastavalt sellele, milliseid numbreid ta oma randmel või äpis näeb.
Tegelikult on niimoodi, et tervisealaste otsuste tegemisel ei ole üldse tähtis see, milliseid vidinaid sa endale külge riputad või kui palju sa neid endale külge riputad. Meil on nutikell, no see on suht tavaline, eks ole. Sõrmused on juba ka üsna tavalised, mis mõõdavad meie und ja südant ja kõiki muid asju. Me võime ju endale osta koju ka und jälgiva voodi, mis tehisaru abil siis otsustab, et kas me magasime hästi või halvasti ja vastavalt sellele siis voodit soojendab või jahutab. Võime osta endale aju aktiivsust jälgivaid peapaelasid, valgusteraapiaga näomaske, toidumenüüd või seda, mida sa söönud oled, siis sinu uriini abil analüüsivaid tualettpotte. Need on päriselt olemas. Tehisintellektiga hambaarju kehast sadu erinevaid numbreid välja võluvaid vannitoa kaalusid, sinu ila abil tervist analüüsivaid lusikaid ja igasugused asju. No kõik need vidinad täna tegelikult on olemas ja neid saab soetada. Aga alati tekib küsimus, et milleks? Mina ei ole kõiki neist kindlasti mitte proovinud, aga igapäevaselt sõrmus mõõdab minu und, kell vaatab liikumist ja kaalub siis teadagi mida. Ja jube lihtne on äpist vaadata igasuguseid numbreid ja siis ennast vastavalt sellele, kas graafik seal on punane või roheline või ütleb ta positiivseid või negatiivseid asju, et vastavalt sellele siis ennast tunda, et täna magasin hästi, et küll ma tunnen ennast hästi ja siis kui päeval tegelikult ennast hästi ei tunne, siis hirmuga mõelda, et huvitav, kas mul on mingisugune number kuskilt puudu, et ma tegelikult vist ei tunne ikka nii hästi, kui äpp arvas. Ühesõnaga, tehnoloogilistest tervisevidinatest tulnud stressi ja ärevus on päris asi ja selle kohta on kirjutatud palju, võite mõne AI käest küsida. Oluline on tegelikult aga, et tervise jälgimine ja tervise areng tehnoloogia abil hästi läheks. Ma arvan endale paika panna üks paar eesmärki ja mis sa tahad teha, kas sa tahad paremini magada, energiat saada rohkem, kaalus alla võtta, rohkem trenni teha, mis iganes ja kui on selge, mida sa saavutada tahad, siis selgitada välja, mis numbreid sul siis selleks vaja on, et mida sa pead jälgima. Ja selle puhul aitavad igasugused näiteks AI-d või kas või guugeldamine väga hästi, et mõtled endale eesmärgi välja ja siis uurid, et mida sa peaksid siis jälgima ja mismoodi sind aitab. No näiteks mina tean et ma võin ennast väga hästi tunda, isegi kui mul sõrmus ütleb, et ma magasin jube kehvasti. Aga ma tean, et ma tunnen ennast halvasti siis, kui minu HRV, see on siis südamelöökide vaheline selline aeg, üks mõõdetav number, langeb madalamaks, alla ütleme seal 55 näiteks. Ma saan seda sageli ennetada seda sama HRV numbrit jälgides, sellepärast, et tal hakkab langema paar päeva enne seda, kui ma ennast halvasti hakkan tundma. Ja selle põhjal ma oskan näiteks teha väikeseid otsuseid, kas natukene unegraafikut sättida, et varem magama minna või kauem magada, päeval rohkem või vähem liikuda või kas või midagi vähem rohkem süüa, rasvast toitu või magusat ja nii edasi. Või siis kas või töises kalendris vaadata asju ümber, et selliseid stressirohkeid asju liiga palju ühele päevale ei satuks. Ja ma olen katsetanud ja minu puhul see päriselt toimib. Ja ma tean ka näiteks seda, et kui minu kell hoiatab mind, et öine kehatemperatuur on natukene kõrgem, siis võib paari päeva pärast nina tilkuma hakata ja tulla nohu või väike köha. Ja ma olen suutnud seda vältida C-vitamiini suurendamisega, nii et sööd rohkem C-vitamiini. Okei, olgu siis ka see ära öeldud, et ma ei ole mitte mingisugune meditsiini inimene, vaid rohkem tehnoloogia fanaatik, nii et ega huvi nende äppide ja lahenduste vastu on minus vahel suurem kui see soov tervist parandada, aga ma olen proovinud ka hulgaliselt igasuguseid numbreid genereerida ja aru saanud, et tore on neid vaadata, aga midagi paremaks ei lähe, kui sa ei taha. Ja teiselt küljelt ka, eks vanad ürginimesed oskasid tõenäoliselt enda keha paremini tunnetada ja lugeda tervisemärke loodusest ilma naljata. Ma arvan, et tänases ülikiires maailmas, kus me elame, me tegelikult ei oska enda keha sõnumeid või teavitusi märgata või neid lugeda. Ja me annamegi need tehnoloogia hõlma ja no miks mitte, selleks meil tehnoloogia ongi, et meid sellises olukorras aidata. Ja no tegelikult on need numbrid ju vahepeal ikkagi ägedad ka. Mulle näiteks meeldib näha, kuidas iga päev jooksulindil liikudes ma suudan aina pikemalt hoida oma südant teatud tsoonis või kuidas trenni rohkem tehes langeb minu südametöö puhkamise ajal madalamaks, ehk siis keha on natuke tervem ja kõige muidugi toredam on siis, kui kaal näitab ilusamaid ja väiksemaid numbreid, nii et ega tehnoloogiat ei tasu tervise jälgimisel karta.
aga ma arvan, et seda tuleks teha rohkem läbimõeldumalt ja aru saada, mida ma tahan saavutada ja mis numbreid ja andmeid mul selleks vaja on. Ja tuleme stuudiosse tagasi. Mis me siis arvame sellisest enese jälgimisest tehnoloogia abil? Mina olen ikkagi üldiselt selle vaate pooldaja, et inimesed, kes tahavad infot saada oma enda tervisekäitumise kohta, peaksid seda saama nii palju kui torust tuleb, on ju, mõõtma oma samme, soovi korral mõõtma oma vererõhku, soovi korral mõõtma oma glükoosi, on ju, et me arvame, et täiesti normaalne on, et kui inimene on diabeedi selle diagnoosi saanud, siis ta võtab ise vastutuse mõõtmise eest, aga et kui ta on veel prediabeedis või seal kuskil prediabeedi ja normaalse glükoosi vahepeal, on ju, et siis see mõõtmine on kurjasti, ma ei ole sellega nagu nõus. Ja ma arvan, et igas asjas, ükskõik mis näite sa võtad, ühiskonnas on inimesi, kes väga tugevalt mõtestavad nagu oma mittesuitsetamist näiteks, ja siis on inimesi, väga suur hulk inimesi, kes oma mittesuitsetamist ei mõtestanud, lihtsalt elavad selles keskkonnas, mis nende ümber on, et ma ei tea, 30 aastat tagasi nad oleksid kohvikus suitsetanud, hetkel nad ei suitseta kohvikus, sellepärast keegi teine ei suitseta kohvikus ja nad ei tulegi kaasa. Et ma olen selle poolt, et vaata, mõned ütlevad, et ärme üldse selliseid keerulisi interventsioone nagu paku või et ärme laseme inimestele nii palju nagu infot peale, sellepärast et see suurendab tervise ebavõrdsust. Mina arvan, et nagu sul peab olema mingi grupp inimesi, kes mõtestab aktiivselt, näitab ette, sellepärast et nad soovivad, nemad võib-olla on ka need, kes lõpuks mingeid poliitikamuutusi eest veavad. Kuidas perearstina vaadata patsienti, kes on ise aktiivne oma tervise info otsimisel, kes on ise otsib sõna otseses mõttes mingeid trende, analüüsib, võib-olla ka katsetab kohati enda peal, mis on kindlasti ohtlik, aga mingis kontekstis kindlasti vähem ohtlik kui teadmatult siis kõike siis harjumuspäraselt edasi kesta lasta, eks ju. Et kuidas sa perearstina sellise inimesega kabinetis kohtudes, kelle teadlikkus on nagu next level, nagu lõunaeestlased ütlevad, mis sa teed siis? Kuidas sa seda olukorda käsitled? No tegelikult ma arvan, et miks ka mitte, et see on ju hästi, kui ma olen huvitatud oma tervisest, ma olen teadlik, ma olen tavaliselt need inimesed ongi üliteadlikud ja eks nad on ka üldiselt sageli, kes on nagu üliteadlikud, eks nad on ka sageli tervise ärevuses, aga Kas see on nüüd arstivaade või see on temaga jagatud vaade, et see on ärevus? No just, et me kõigepealt ikkagi kuulame inimest ja püüame siis koos leida seda tasakaalu ja keskteed. Sest kogu sellest guugeldamisest ega me ei tea, sealt võib välja tulla ka päris mure. Et miks ikkagi inimene, on inimesi, kes ainult jälgivad, otsivad, jooksevad, teevad maratone, siis tulevad suure murega, sest kellal on olnud mingisuguseid ootamatuid vererõhutõuse või südameinfarkti või mida iganes on sellel ajal seal nähtud. Et eks me selle inimesega räägime teistmoodi, aga siiski me peame arsid ja õed, me oleme ikkagi väga tähelepanelikud, peame kuulama. Me ei tohi jääda ka tervise ärevuses inimestega, me ei tohi jääda ükskõikseks, et see patsient on sellel nädalal või ütleme sellel kuul teine juba 3. kord oma järgmise murega, aga ühel päeval see 4. mure võib olla väga tõsine mure, et me ei tohi jääda apaatseks, me peame ikkagi olema aktiivsed kuulajad, me peame olema aktiivsed kaasamõtlejad, et see on pluss-miinus, aga ega me ei saa nüüd öelda, et ega ka vanadel aegadel ma mõtlen, et ega siis seda terviseteadlikkust ei tulnud küll Google'ist ja äppidest ja AI-st, aga raamatud olid ikka igasugusel moel mitmes keeles kirjandust, et need, kes on ärevuses, eks nad on oma tervise vastu tundnud huvi alati. Spock
oli alati kapsaks loetud, seal ei olnud üldse midagi küsimus, see, et tütarlapsest sirgub naine, oli poiste pool, et kapsaks loetud, see oli teine põhjus muidugi, eks ju, aga nii on alati olnud. Mulle tundub, no ütlen lihtsalt repliigina, et kui poleks olnud Spocki, oleksin ma läinud hulluks oma alla aastase lapsega. Eks ju. Ja, sest seal oli väga palju vasturääkivust, aga seal oli ainult üks arst, kes ütles, et pole hullu, saate hakkama, on normaalne, et laps nutab, on normaalne. Üks asi, mida ma ikkagi tahaks korraks... Ema tahab vahel magada. Ma tahaks ikkagi korraks nagu näpuga surkida. Ja just see on see, kui lihtsalt praegu tuli see terviseärevuse teema, eks. Et täiesti päevselge on see, et me elame infoühiskonnas, kus informatsiooni kättesaadavus, informatsiooni hulk, informatsiooni mõju meile on teistsugune kui see hetk, kui me ehitasime üles näiteks perearstisüsteemi, kehtestasime need reeglid, mismoodi ja kuidas perearst oma patsiendiga nagu elab ja töötab. Ehk nagu ülikeeruline on öelda inimesele, et sinu huvi sinu tervise vastu on kusagil üle nagu piiri. Hetkel, kus ma tahan hakata nagu lugema selle kohta, tahan ja tunnen selle vastu huvi, saan aru, et minu õiged valikud võiksid anda mulle võib-olla tervena elatud aastaid juurde, üldse juurde elatud aastaid ja nii edasi. Et kas see ei tekita nagu vastupidine see surve öelda, et aga meie juures saad seda informatsiooni piisavalt, eks ju. Kas see ei tekita ise just seda sama terviseärevust? Nagu selles kontekstis, et mul ei ole kellegiga arutada seda, mul ei ole kellegiga peegeldada neid plaane, neid mõtteid, kas see aitab mind. Parem kui ei räägi, sest et ma võin saada selle terviseärevuse nii-öelda patsiendi tiitli endale külge kohe ja nii edasi. Et me see vana süsteem, mis käsitleb inimest patsiendina, see lihtsalt tänasele elukorraldusele lihtsalt ei vasta enam. On suur hulk inimesi, kes vajavad selles kontekstis täiesti teistsugust partnerit, kellega arutada, kellega rääkida, kelle käest saada kinnitus, et vot mu verenäitajad või see kella pealt loetud asi, et see tähendab seda teist või kolmandat. Perearstil lihtsalt ei olegi selle jaoks aega. No jah, ega see ajapuutus on alati, et ega need iga patsient on oma murega ja kui inimene ikkagi tuleb juba arstile, eks, et see on suur ettevõtmine paljudel, et vahel läheb meelest ära kõik see mure, millega üldse tuldi, et vahel inimesed soovitame kirjutada üles, mis nüüd ärevusse puudutab, tänapäeval ju AI on abiks nii patsiendile kui ka arstile, et me ei saa, kui patsient on näiteks oma sümptomitega leidnud endale 7 võimalikku diagnoosi, arst suudab võib-olla välja mõelda 3-4 selle veerand tunni 20 minutiga, eks nende samade sümptomitega, aga inimene on oma sümptomitega elanud juba võib-olla 2-3 nädalat. Et samamoodi kasutame meie AI võimalust, et sest see võib-olla see, mida AI ütleb võib-olla 7. diagnoosina, võib-olla see ongi see, mida me vajame. Et eks me peame laveerima ja arsti unistus on patsient, kes on koostöös, kes mõtleb kaasa, me saame arutada, me oleme partnerid, sest ega inimene tunneb ja teab ennast ise ju kõige paremini, et meie näeme ju ainult hetk, samamoodi on lastega pered, ema me peame usaldama 101%, sest ema tunneb oma last, meie näeme kord kuus väikelast, suuremaid lapsi me näeme ju üldse veel harvem, kooli tervishoid hoiab palju enda kanda, et see partnerlussuhe ja tasakaal, see on meie töös alus, et ja kui on ikkagi päris tõsine tervise ärevusega patsient, kes on juba ostnud endale ise vereanalüüsi, ta on ostnud endale ultraheli uuringud, ta on käinud 7 korda röntgenis, ja ta ütleb selle peale, et ma olen nii palju raha kulutanud, ja näed, mitte midagi välja ei tule, et tegelikult peab ka perearst ütlema päris ausalt, et me peame vaimse tervisega tegelema, me peame seda, see on terviseärevus, me peame sellega tegelema. Me
soovitame psühholoogi, see on valus, ütleb, see on kallis, mõtlesin, aga kui sa arvutad, kui palju sa oled teinud praegu põhjuseta analüüse, et see on veel kallim. Et ka siin on see partnerlus, nii et jah. Ja, Riina. 2 asja, mis sa ütlesid, millele ma nii tahan vastata, et esiteks mulle nii meeldis see partnerluse kontseptsioon ja mul on selline tunne praegu niimoodi, ma teen tõesti hästi palju intervjuusid nii arstide kui patsientidega, et patsiendid ei saa alati nagu koherentset sõnumit selle kohta, et kuidas olla hea partner. Et ühelt poolt justkui saab sellist sõnumit, et et patsiendid peaks vastutuse võtma ja nad ei võta, teiselt poolt sa saad sellise sõnumi, et kui sa proovid siis seda vastutuse võtta, aga sa täpselt ei tea, kuidas, siis sa oled ärev. Eks et üks asi, mida me Südamekliiniku arstidega Tartus oleme natukene põrgatanud ja mõelnud, on näiteks see, et kui patsient saab selle aja, millal ta tuleks arsti juurde, et siis ühe asjana ta saab ka sellise väikse nagu videotervituse arstilt. Me olemegi mõelnud, et võiks neid lindistada terve hulga, et niisugune rida kuulsaid eriarste, ei pea olema kuulsad, head eriarstid, ja ütlevad, tere patsient, et kui sa tuled varsti minu vastuvõtule, ma tahan, et sa teaksid mitut asja. Esiteks meil on üsna vähe aega, on väga oluline, et me mõlemad oleme ette valmistatud, selleks saaksid sina nagu tutvuda terviseportaalis oma terviselooga, kui sa juba tead oma diagnoosi, nagu loe seda patsiendi juhenditeks. Kõikide patsientidega me arutame neid elustiili küsimusi, et kui suitsetamine või ülekaal või liikumise vähesus on või uneprobleemid on sinu probleemid, et siis sa ei pea ootama 4 kuud selle vastuvõtuni, sa saad hakata nendega täna tegema, kirjuta kõik oma küsimused üleseks. Et selline väike nagu videotervitus ja see mõte nagu käitumuslikult ma selgitan, mida selline asi võiks teha, et hästi palju autoriteeti on arstil ja ta hetkel see autoriteet ja kogu see kommunikatsioon koondub sellisesse hästi lühikesse visiidi aknasse, et kus nii patsient tunneb, et on vähe aega, kui arst tunneb, et on vähe aega ja võib-olla nagu keerulisemal teemal rääkida, et suitsetaja juba teab, et ta suitsetab, et ta ei peaks suitsetama, eks, et sa võib-olla ei jõuagi korralikult sinna. Et siis patsient esitaks, ta tunneb, et teda ei stigmatiseerita, et see läheb välja tõesti kõikidele patsiendile, sa ise saad nagu valida ja mõelda, et kas see asi käib sulle, aga et arst saab ka autoriseerida patsienti saama nagu oma terviseeksperdiks, eks, natukene. Ja hetkel ma olen väga palju patsiente intervjueerinud, kes on ka väga, nad nagu ei tea, kas nad üldse tohivad küsida tegelikult, nad ei tea, et arst ei solvu, nad ei tea, et terviseportaalis kirjutatu on, et nad tohivad selle kohta küsimusi esitada, eks. Ja mul on selline tunne, et meil on vaja mingit koherentsust sinna sellesse sõnumisse, et kui me ütleme, et patsient peaks olema nagu aktiivne osapool, siis mida see tähendab, kuidas olla see aktiivne osapool nagu hästi, eks. Ja siis ma toon näiteid Hollandist ja Inglismaalt, et nemad on teinud sellised, NHS-il on selline suur kodulehekülg, et help you, et aita meil ennast aidata. Ja see on seal, väga paljud on selliseid küsimusi ja vastuseid, aga ka näiteks, et paljud sümptomid, millega sa ei pea arsti juurde minema. Et kui sul mingi kõva köha ei ole, sul ikkagi nagu mitu nädalat juba olnud ja siis ära läinud, et sa ei pea tegelikult 4. päeval ka lapse köhaga kohe nagu arsti juurde tormama, et nad on kuidagi üliselgeks teinud ka selle nii-öelda gatekeeping või värava hoidmise taseme, millega üldse nagu arsti poole on mõistlik pöörduda. Et see oli see võib-olla see üks teema, kus ma tahtsin vastata, et mul on tunne, et nagu me ei ole sellisesse struktuuri investeerinud ja võiksime. Ja siis teine asi, kus ma tahtsin võib-olla vastata nende nii-öelda liigsete testide tegemise osas, et mul on selline tunne, et nagu on väga raske otsustadagi, et Urmas, sa ka juba tõstatasid seda teemat, et millisel hetkel mingisugune sümptom on inimesele ikkagi nagu talumatu ja et
arstid võivad öelda, et me ei näe siin midagi või et vanust ka juba või et kuidagi tegelikult nagu normaliseerivad ära mingisuguse, või see vähemalt kõlab natuke niimoodi, aga et kellegi ajuudu näiteks või kellegi nagu mingid öised unehäired on tegelikult nende elukvaliteeti nagu nii kohutavalt segavad, aga ta näiteks võib-olla nüüd ei tunne, et see on üldse põhjus pöörduda, sellepärast et ta on saanud nii palju kuidagi kuulnud meediast, et patsient peab ise vastutuse võtma, siis ta üritab teha mingeid asju ise, eks ta üritab olla see vastutuslik patsient ja ei leia abi, on ju. Ja mõistan, et tal on ju ka kiire. Tal on kiire. Ja mul ei ole seda olnud kaua. Plus ta saab seda sõnumit, et räägi oma perearstiga, eks. Ja siis, kui ta nüüd lõpuks läheb sinna perearstile ja perearst ütleb, et ära muretse. Ja ma toon konkreetse näite, et on näiteks siuksed haigused nagu endometrioos, puudutab on ju igat 10. viljakas eas naist, suured valud iga menstruatsiooni ajal, sageli algab juba nagu teismeeas ja sageli see teekond diagnoosini on näiteks, ma ei tea, 8–11 aastat Euroopas, eks. See tähendab, et ja väga sageli olen ka endometrioosi patsiendi teekonda analüüsinud, intervjueerinud nii patsiente kui arste, et on põhjused, miks nagu arstid nagu tajuvad võib-olla, et see on see küsimus, aga ei ütle patsiendile veel, eks. Ja patsiendid üritavad oma valule leida nagu seda lahendust, teevad igasuguseid teste ja nende kohta ka öeldakse, et et vaata tema terviselugu, vaata, kui palju ta on pöördunud, et küllap ta otsib tähelepanu, ta on mingi ärev, on ju. Et kahjuks on, ja siis kui sellised lood ringlevad, siis see ei tekita nagu usaldust. Ja sellepärast, et kui inimesed näiteks siis peale 11. aastat saavad teada, et see oli kogu aeg endometrioos ja see oli kogu aeg, tegelikult keegi oleks võinud seda nagu varem öelda, et mind on kogu aeg nagu ärevaks tembeldatud, siis selline lugu levib nagu väga paljudele, või väga palju on ka olnud, et mingi vähk avastatakse üsna hilja, kui inimene tunneb ise, et ta on pöördunud juba võib-olla mitu korda mingite valudega, eks on öeldud, et küllap sa oled ärev. Et ma arvan, et selline nagu sõnumite ebakoherentsus on midagi sellist, mida peaks adresseerima nagu ka mingite, mitte kampaania, aga sellises püsiva kommunikatsioonistruktuuri tasandil, näiteks, et kuidas oma perearstiga suhestuda, nüüd perearstikeskused ei peaks ka seda kommunikatsiooni kõik ise välja mõtlema, vaid see peaks olema meil mingi selline nagu riiklikult toetatud, pidevalt uuenev nagu mingisugused seisukohavõtud. No kohe lasen Kristjan sul vastata. Koherentsus on kokku kuuluvus, seostatus, kooskõlastatus. Ma otsisin kohe kiiresti Wikipeediast üles, nii mitu korda oled seda sõna kasutanud, ehk siis nagu selle asjaga kokku käiv, kooskõlas olev. No nii, palun vabandust. Mida nagu patsient, arsti vaates, mida nagu patsient selleks targemaks kontaktiks saaks ära teha, et tekiks seda partnerluse suhet, mida täna üldiselt me kas siis nagu oskamatusest, teadmatusest, võib-olla kultuurist, sest ma ei ole kunagi näinud, et inimesed niimoodi teevad. Viimati kellegiga koos käisin ju arsti juures siis, kui ema mind viis sinna, ülejäänud elu olen ise kujundanud seda situatsiooni, eks ju. Kuidas ma saaksin olla sinu jaoks, Kristel, parem patsient, et meie koostöö saaks päriselt alata? Paremad patsiendid on iga päev ja kogu meie iseseisvuse ajal pisitasa arenenud. Me ei kujutanud ette 20 aastat tagasi, et sa, Urmas, tuleksid võib-olla ise vastuvõtule oma 45. eluaastal. Tavaliselt 45-50 aastased mehed, kui küsisid et vastuvõtul, et mis mure on, ütlesid, et abikaasa saatis, ma ei tea. Et tänapäeval on asjad hulga paranenud ka sellel moel, et mitte ainult ei tule südamevaluga, kõhuvaluga või mingisuguse muu ägeda haigusega, näiteks mees patsient vastuvõtule, vaid tulevad ka vaimse tervise muredega ja mitte ainult noored mehed, vaid tulevad ka keskeas mehed. Et eks see keskkond ja maailm ja kõik vaikselt areneb, et
ja mis nagu natukene minu südant võib-olla valutab ja millest ma tahaksin võib-olla ka täna hetkel nagu tähelepanu pöörata, on see, et me tõesti oleme veidi seda suunda, et mitte nii partnerluse suunda, kui just seda suunda, et patsiendi vastutus on, see on tema tervis, see on tema vastutada. Kui me teeme ka näiteks tervisekontrolli analüüse, paljud meditsiinitöötajad ütlevad, et vastused on terviseportaalis. Et minu jaoks on see keeruline, sest see ükski analüüs, reeglina ei ole kunagi must ja valge, ikka on natukene kollane või natukene punane, natuke vasakule, natukene paremale. See tekitab omakorda ju ärevust. Et meie keskuses me oleme küll kindlasti seda teed, et me võtame alati patsiendiga ühendust ja kui on analüüsid tehtud, uuringud tehtud, et kui on hästi, me helistame ja selgitame ja kui on vaja, kutsume vastuvõtule tagasi. Samamoodi on ka praegult võimalus ju osta endale näiteks tervisepakette, neid kingitakse, tehakse kinkekaarte, väga erinevaid geneetilistest uuringutest, mikrobiomi uuringud, noore naise, noore mehe, sportlase, suurepärane, need on suurepärased uuringud ja tore, et inimesed mõtlevad selle peale, kasutavad neid. Mul on ainult väike soovitus siia juurde, et mõistlik oleks enne seda analüüsi andmist võib-olla astuda läbi tervishoiuspetsialisti juurest, ka pereõe juurest võib astuda ja öelda, et vaat mul on see kinkekaart, et mis te arvate? Tervishoiutöötaja küsib ikkagi ka võib-olla leiab hoopis teise mure ja võib-olla selles paketis ei ole just seda ühte analüüsi, mida näiteks oleks vaja teha, et see nõustamise pool, et samamoodi on näiteks ka Synlab laboris on ju arstid töötavad, et ka sinna tavaliselt käiakse, kui see pakett on tehtud, käiakse siis vastuvõtul ja arst selgitab, kuidas on ja mis on ja millele tähelepanu pöörata, super, kuid tegelikult ka võiks olla see eelnev konsultatsioon, et see on natukene suurendada lihtsalt seda teadlikkust ja sihtimist, eks selle osas, väga tore. Aga kas sa leiad, et see on, kas see skaleerub, et kui meil ikkagi räägime, et meil on mingites eakohortides pool elanikkonda on ülekaalulised, ja et tegelikult siis ideaalne oleks nagu eelvisiit, testid ja järelvisiit, et paljud arstid ütlevad, ka paljud perearstid, et meil ei ole võimalik terveid inimesi ravida. Ja et jällegi, ja see teine sõnum on, et kõige puhul aruta oma perearstiga, eks. Ja mulle tundub, et see on selline nagu väga suur süsteemi vastuolu, et see meditsiin kui sekkumine tervikuna, ta ei olnud loodud ja me ei suuda teda maksta kinni sellel skaalal, mis praegu probleemid nagu on tekkinud, sellepärast, et me seda esmast ennetust ei ole teinud normaalselt. Et me ei ole ikkagi, ma ütleks niimoodi kohe, kui me astume paar sammu tagasi, et meie kehad ei ole kohanenud või loodud nagu kohanema selle toidu ja liikumiskeskkonnaga, kus me praegu ennast leiame ja me ei ole pannud oma päid kokku ja mõelnud koos välja, kuidas me sellega nüüd kohanema hakkame. Ehk siis see on ennetuse fail ja me üritame seda nagu lahendada ikkagi praegu veel sellega, et räägi oma arstiga mitu korda, eks. Ja ma muretsen, et kas sa ei muretse, et meil tegelikult ei ole neid arste. See on väga tore koht, kus me tõmbame nüüd sellele joonele, sellele saatele, sellele vestlusele siia joone vahele, aga lihtsalt lõpuasjana. Et need, kes on nüüd meie mõtteid siin, teie mõtteid peamiselt kuulates käinud seda tervishoiu terveks olemise nööri mööda. Lihtsalt üks soovitus, et kui ma tahan ise teadlikult teha oma elus mingit pööret ja ükskõik milline see pöörde põhjus siis on, kas juba mingi probleem või veel rohkem lihtsalt, et siit edasi minna teadlikuna. Riina, üks soovitus, millest ma pihta peaksin hakkama? Mis see esimene mõte võiks olla, mis tuleks läbi käia? Mina päriselt usun, et terviseloome on arenguline protsess ja lõpuks me ikkagi saame ainult
lõpuks me ikkagi saame sellest ise vastutustada, nii et see õppimine enda tervise kohta ja enda keha kohta, jätkuv õppimine ja ootuse kujundamine, et see ei lõppe ära, et sa varsti jõuad järgmistesse eludekaadidesse, sa pead jälle õppima, on ju, ja et mulle tundub, et see on see kõige laiem printsiip ja need, kellel läheb hästi, nemad õpivad ja sellest õppimisest suudavad ja proovivad enda keskkonda ka teistmoodi ja oma käitumist kujundada. No ära aja mu piima hapuks palun, ütle nüüd konkreetselt. See on konkreetne, see on nii konkreetne. Kuidas ma seda siis teen? Kuidas ma õpin seda siis edasi? Sa õpidki, et nagu sa õpid, et sinu uni vajab sekkumist ja siis sa õpid, mida sina oma unega saad teha. Vot nüüd oli see konkreetne asi, mida ma oskan teha. Aga sama ka toidu ja spordi ja kõikide muude asjadega, et kui sa ei saa enam ühte sporti teha, sa vigastasid oma põlve jooksmisel, et siis ikkagi sa pead õppima, mis sulle siis järgmisena sobib, on ju. Et see, et nüüd enam joosta ei saa, see ei ole nagu lahendus. Ma arvan, et see on see, et sa pead õppimine tähendab adapteeruma ja need, kes adapteeruvad, jäävad ellu, teised ei jää. Aitäh! Olen Riinaga väga sama meelt ja üldiselt inimesed ju teavad, mis on see hetkel mul nagu kõige suurem mure, et võtke aeg endale, tehke üks looduses korralik jalutuskäik, peale poolt tundi lööb mõtte selgeks ja kui see mõte on selge, siis tehke see väike muutus, ärge hakake tegema suuri muutusi, et kui ma täna suitsetan 2 pakki päevas, siis homme ma ei suitseta mitte ühtegi, sellest ei juhtu midagi. Vähendage pisitasa, aga tehke endale eesmärk, et see muuta. Sama on iga asjaga ja veel kord see ülekaalulise probleem ja 50% elanikest on kardiovaskulaarsete haigustega hädas ja need on ülekaalu taustad. Et need muutused on võimalikud ja kui võtame kätte ja võtame selle sentimeetri paela ja mõõdame oma vöö ümbermõõtu, jagame selle pikkusega ja kui me saame ikka kõvasti üle 0,5 selle numbri, et mõtleme mingi väikse sammu, räägime tervishoiutöötajaga, ka ülekaalulisus, rasvumine, need on sõltuvushaigused, need on kroonilised, süsteemsed, geneetilised, neurohumoraalsed haigus, et selleks on ka olemas tõesti ravi, kui elustiiliga on keeruline, nii et ühesõnaga, teeme väikse sammu paremuse poole. Fookus õppimisel, väike samm, suur aitäh! Stuudios olid perearst Kristel Ammjärv ja rahvatervise ekspert Riina Raudne.